Olen kuulnud mitmel korral just nooremapoolsete koduomanike käest sellist väga huvitavat mõtet, et lasime omale koduõue panna tänavakivi, siis on hooletu. Tegelikult see päris niimoodi ei ole. Sõltuvalt sellest, milliseid materjale on tänavakivi puhul kasutatud ja kus te elate, kas on puud ümberringi või puid ei ole, tänavakivi ikkagi saastub ja määrdub ja 5-6 aastaga hakkab ta minema nii koledaks, et vajaks hooldust. Mopimehe meeskond on tegutsenud juba 4 aastat turul ning oleme enda kogemuste jooksul näinud väga paljudes erinevates seisukordades tänavakive. Saame väita, et tänavakivide hooldamata jätmine lühendab nende eluiga, kuna kivide peal kasvav sammal otseselt lõhub kivi struktuuri. Sammal suunab vett kivipooridesse, mis talvel jäätudes lõhub kivi eriti intensiivselt. Üks asi on see, et ta muutub eriti intensiivseks just välimuse poolest, aga teisalt ka vetikukiht muutub libedaks ning inimesed võivad hakata komistama. Kuidas see hooldus käib? Kas tänase ilmaga, nii nagu ma juba mainisin, kergelt vihmatiba üldse saab seda tööd teha? Mopimehe meeskond töötab igasuguse ilmaga, et survepesu vihmasadu ei sega ning järel liivatamise jaoks me leiame alati sobiva aja. Milliseid tööriistu te kasutate? Olen minagi proovinud, tuleb nagu ka midagi, aga ei tule ka. Meie kasutame enda töö jaoks Kärcheri profisarja pesureid, mille surve on piisavalt kõva, et me saaksime mugavalt kätte vuukide vahelt nii umbrohu kui ka sambla. Ühtlasi siis suudame eemaldada ka tumeda mustuse ja vetikakihi, mis muudab siis ka kivitooni märksa erksamaks. Aga kuidas selle veega on, kas pererahval peaks olema maja iga 4 külje peal mingi veekraan juba olemas või saate ka kuskilt kaugemalt tuua? Kuna meie eesmärk on kliendile pakkuda võimalikult mugavat teenust, siis oleme ka arvestanud selle peale, et klient ei peaks mõtlema töövahendite peale. Meie inventaris on olemas piisavalt pikad voolikud ja pikendusjuhtmed, et me saaksime ka töötada kõige suurematel territooriumitel, kus veekraanid on kaugel. No, pildis me praegu näemegi, et kui te olete üle käinud, siis on pilt ikka väga ilus ja lustlik, just nagu oleks tänavakivi alles paigaldatud. Kaua see nüüd püsib mul? Laias laastus soovitame enda klientidel tänavakive hooldada kuskil 3-4 aasta tagant. Sõltub siis sellest, mis keskkonnas kivid asuvad ning kui intensiivselt nende peal liigutakse. Aga selleks, et pikendada veelgi kivide püsimist samblavabana, siis me pakume ka lisateenusena sambla kasvu takistava kaitsetöötlust. Tegu ei ole siis mürgiga, see on septik, mis sisaldab fungitsiide, takistab siis sammalde kasvamist puhastatud kivil. Ehk siis see hoiab kivi veelgi kauem nii-öelda puhta välimusega. Räägi mõne sõnaga sellest keskkonnast ka, sa mainisid keskkonda, et milline keskkond on nii-öelda ohtlik siis tänavakivile. Ma korra nagu mainisin, et puud ja nii edasi, aga sa oled omale asjatundja. Kõige enam ikkagi sammal tekib varjulistesse kohtadesse ja soodustab siis nii-öelda ka sammalde kasvu erinev kõdunev materjal, mis siis kivide peale satub. Seda siis toimub eriti intensiivselt just puude all. Näiteks näeme kõige kehvemas seisukorras tänavakive Nõmme elanike seas, kes siis otseselt elavad mändide all, kuhu siis ka männi õietolm peale satub, mis siis soodustab konkreetselt sammaldumist. Ja kasvupinnas samblale ja vetikatele. Just nii, et sammal ka ise eraldab tegelikult huumust, mis on siis nagu viljakas pinnasumbrohu kasvuks ja eriti halb on just see, kui ta satub sinna vuugi vahele, kuhu sammal alati ju teadupärast satub. No alati igale tööle eelneb hinnapakkumine, et kuidas teil selle hinnaga on ruutmeetri hind, tunni hind, mis välja tuleb? Meie töötame alati ruutmeetri alusel, sellepärast et nõnda suudame töötada väga efektiivselt ja selleks, et klient saaks teada, kui suur töömaht tal hoovis on, sest üldjuhul ju me ei tea, kui palju meil tänavakive hoovis on, siis meie teenuse sees on ka alati enne pakkumist tasuta töömaa mõõtmine ja spetsiaalne siis konsultatsioon, kus me selgitame välja vajalikud teenused. Ja pakkumise tegemine ning töömaa mõõtmine on alati tasuta, sõltumata sellest, kas siis teenuse tellite või mitte.
tundub teie auto külje peal, ma näen kirja mobimees.ee ja sealt vist saavad kõik asjad alguse. Just nii, et kõige mugavam teie jaoks ongi liikuda meie kodulehele mobimees.ee, kus siis saate teha meile päringu ning see võtab aega kuskil 1 minuti. Ehk siis peale seda on meil olemas vajalik informatsioon, et teiega kontakteeruda ja leppida mõõtmise jaoks sobiv aeg kokku. Me muidugi saame mõelda ka nurgakivi sõprade peale ja selle jaoks me siis olemegi välja pakkunud nurgakivi sooduskoodi. Kui te teete meil kodulehel päringu, kirjutage lisainfo lahtrisse nurgakivi 10, mis on siis sooduskood ja tänu sellele saate kõik teenused 10% soodsamalt. Ja teema lõpetuseks on minu meelest eriti hea vaadata veel kord seda pilti, milline see tänavakivi nägi välja enne pesu ja milline on ta nüüd. Ning pange tähele, peale pesu on ka maja seinad puhtad või ma ei tahaks isegi öelda, veelgi puhtamad, kui nad ennem olid. Nii et kui mehed minema lähevad, kõik on korras.